Head vilistlased, väga suur au on seda suurt vilistlaskogu siin esindada 38. kursuse alumnina. Ja Madis, muidugi suur aitäh sulle selle usalduse eest ja sinu meeskonnale ka seda teha. Kui me hakkasime mõtlema, et mida me oma kursusega öelda tahame, siis Jüri Mutika ütles mulle, et Piret, mine ette ja ütle, et riik oledki sina ja sina ja igaüks meist. Ja et igaühel meist on tegelikult oluline igapäevaselt panustada. Mina juhin igapäevaselt kultuurilise mitmekesisuse osakonda. Minu tööriistad ei ole granaadid ja püssikuulid, vaid tegelikult koostöö, suhtlemine, pidevalt kompromisside otsimine. Aga ma ei pidanud täna tõesti rääkima teile riigikaitsest, vaid pidin rääkima sellest, et meie kursus on tõesti jätkanud kooskäimist ja seda tööd, mida Madis oma meeskonnaga on alustanud. Tegelikult on olnud selline kokkusaamine ju korraldajate väga pikaajaline soov. Ja tol korral, kui me istusime seal päris kursuse lõpus, siis ütles mulle Madis ka, et tehke ära ja et kui te olete aasta aega koos käinud, siis laienege. Aga võtame algusest peale. Esimesed päevad minu jaoks isiklikult kursustel olid väga keerulised. Ma küll väga tahtsin nendele kursustele saada, sest ma olin palju head kuulnud, aga see võidurelvastumine oli minu jaoks ikkagi totaalselt muu maailm kui see, millega ma igapäevaselt tegelen. Aga mida pikemaks läksid õhtud ja pikemaks läksid ööd, seda toredamaks muutus see seltskond ja kokkuhoidvamaks, kellega me nädal aega roostal pidime olema. Ja kui me pidime sealt lahkuma, siis keegi justkui ütles, et kolmapäeval siis saame kokku. Selle sama nädala pühapäeval, kui me reedel lahku läksime, oli mul see mõte veel meeles. Ja kuna me olime ära teinud ka oma Facebooki grupi, siis ma muidugi saatsin korraliku inimesena teate, et kolmapäeval me kohtume. See oli selline huvitav, et Tallinna grupp tuli kokku Leilasse ja Rooste grupp tuli kokku Svetasse, aga ühel hetkel loomulikult me seal Svetas kohtusime. Kodus oli üsna keeruline seletada, et kolmapäeval läksite lahku, või tähendab reedel läksite lahku ja kolmapäeval peate juba uuesti kogunema, et mis värk toimub. Aga seal Svetas tassikesi teed juues saabus valgus. Ja saabus see tunne, et tegelikult me võiksime jätkata. Ja nii me oleme igal kuul tõesti kokku saanud. On olnud õhtuseid loenguid ja tagasisidestamisi Svetas, on olnud 2-päevaseid väljasõite Ida-Virumaale ja Pärnumaale. Ja me oleme kõik need üritused ise organiseerinud ja ka kompenseerinud ja üksteist inspireerinud. Ja ma pean tunnistama, et mina, kes ma olin alguses väga skeptiline, nende kohtumiste käigus on hakanud see riigikaitse minu jaoks rahti rulluma. Sest olgem ausad, riigikaitsekursustel selle nädala aja jooksul me saame ülevaate. Aga nende kohtumiste käigus hiljem me oleme olnud erinevates organisatsioonides ja asutustes koha peal, saanud ka vajalikke kontakte. Ja mida enam me oleme koos käinud, seda rohkem me tõdeme seda, et riigikaitse ei ole need relvad ja siis see raud, millest siin ka juttu oli, vaid tegelikult võrgustumine. Sest see on ju tegelikult ka nende kursuste eesmärk, võrgustuda, saada tuttavaid. Ja see on ka sidususe eesmärk. Mul on väga hea meel, et tegelikult see emotsioon, mis on meil täna meie kursusel, on väga paljudel inimestel siin veel olemas, sest teid tõesti on väga palju siin saalis. Aga ma teeksin sellise väikse sotsioloogilise uuringu ja küsiksin, et kui paljud teist peale kursuse lõppu mõtlesid, et võiks veel kokku saada? Tõstke käed. Ikka päris palju käsi. Aga teeme siis ära, et täna on 38. kursus kindlasti meeskond. Aga tegelikult ei pruugi see jääda nii.
me oleme avatud ka teistele inimestele ja nüüd on ka Madise luba, et see aastaaega on täis. Aga meil on üks tingimus ka, et need, kes tahavad selle klubiga liituda, peavad meiega koos ühe ürituse tegema. Ja Jüri palus mul öelda, et meil on list olemas, nii et kellel on tutvusi, siis palun tulge appi. Aga esimese ürituse me korraldame teile ise. Ja see üritus toimub täna peale seda üritust siin laboratooriumi 23, alustades kell 9 ja parool on ööbikud. Nii et Jüri Mutika käest saab täpsemat infot ja ta edastab sellega Facebooki. Ja lõpetuseks. Riik, need oleme meie, igaüks ja üheskoos. Rebenenud riiki on väga raske kaitsta. Mida sidusam on ühiskond, seda tugevam ja turvalisem on riik. Ehk siis hoidkem kokku, elagu riigikaitsekursused, elagu Eesti, aitäh!